see maailmakord, mis kogu aeg on olnud, et ameeriklane on olnud dominant. Saad aru, see ei ole minu arvamus, see lihtsalt ongi niimoodi. See maailmakord on öeldud, et see maailmakord tehakse ringi, et on olemas ka teiste riikide rahvuslikud huvid ja Ameerika rahvuslik huvi tõmmatakse kokku kogus maailmas. Ja seda see ju praegu tähendabki. No kogu maailm jah, nagu ei saakski olla Ameerika rahvuslik huvi. Muid rahvaid ikka. Kõik need sõjad ju näitab, et see ongi ju Ameerika rahvuslik huvi olnud ju. See ei ole propaganda, see on reaalsus. Mina põhimõtteliselt isiklikult ei taha olla ei Ameerika, Mongoolia ega Läti rahvuslik huvi. Täpselt, mina sama moodi. Põhimõtteliselt võiksin olla Eesti rahvuslik huvi, kui selline huvi oleks olemas, aga ma ei näe seda huvi praegu kuskil. Armsad võrgutelevisiooni vaatajad, tere tulemast meie Eestimaa maskita lood viiendat saadet vaatama. Me oleme jälle siin Pärnus, Pärnu Luule peakorteris, Luule raadio stuudios. Ja meil on siin vastas on minul sõnakad mehed Harri Raudvere ja paremal Sven Kivisindlik ja siis mina olen ise siis rahvusliku teatetoimetaja Jaan Atto ja püüan siin selle saate juhtimisega nagu, kuidas öelda, tegeleda. Ja päevakorras on meil viiendal saatel on siis poliitika, meie praegune päevakorraline poliitika Eesti Vabariigis või Eesti täielises vabariigis, nagu kadunud Tiit Madison ütles. Ja meil on üks erakond, mis nagu tõuseb taevasse kogu aeg. Populaarsus poolehoid muudku kasvab, et ükskõik mis juhtub, aga poolehoid kasvab, et nad tekib küsimus, et kuidas see võis juhtuda, et milles siis selle erakonna sa küsid, ime siis seal selle tasja taga on. Sa küsid nagu ühes eelmises saates, et kuidas see sai ikka juhtuda, et Venemaa Ukrainale kannaks. Kuidas see siis nüüd juhtuda sai, et üks erakond meil niimoodi kumeedina taevasse tõuseb ja omab sellist reitingut. Me oleme arenenud, aga ma arvan, et vaata, see on nagu väga keeruline küsimus, mitmetahuline. Ja sellele küsimusele võib olla väga lihtne vastus. Me ju ei tea, kuidas selliseid kallupeid organiseeritakse ja neid küsimusi küsitakse ja kuidas neid küsimusi formuleeritakse. Ma näiteks mäletan suurepäraselt ühte küsimust, siis kui me pidime astuma rahva ja riigiga Euroopa Liitu, siis oli ka see Toompea meeste poolt, rahva poolt organiseeritud see rahva hääletus või rahva küsitlus. Et kas te siis olete nõus, kuidas see oligi vist, et olete nõus on mingisuguse põhiseaduse täiendamise, muutmise ja millegi muuga. Aga mitte keegi ei küsinud otse ega ausalt avalikult, et kas te olete nõus astuma Euroopa Liitu Eesti riikliku suveräänsuse loovutamise nimel. Oleks küsitud niimoodi väga konkreetselt ja arusaadavalt igale inimesele, siis oleks vastused olnud kindlasti teised ja vaevalt me siis rahvaküsitlusega Euroopa Liitu oleksime astunud. Miks ma seda tule niimoodi räägin? Sellepärast, et täpselt samal ajal korraldasime ka Nõmme raadios rahvaküsitluse Nõmmel. Ja meil oli väga palju tublisid aktiviste ja mitu tuhat, ma päris täpselt ei mäleta, aga mitu tuhat inimest sai läbi küsitletud ja kõigile ka väga konkreetne küsimus esitatud just täiesti õiges formuleeringus. Et kas te oleksite nõus astuma Euroopa Liitu, kui Eesti riik peaks loovutama suure osa oma suveräänsusest. Ja peaaegu 90% inimesi ütlesid selle kohta, et mitte mingil juhul siis Euroopa Liitu astuda ei tohi, et Eesti peab olema suveräänne riik ja jäämagi suveräänseks riigiks. No aga faktiline olukord oligi ju täpselt ju selline. No aga tegelikult küsimus, mida inimestele esitati ametlikult, oli väga kahemõtteliselt mõistetav ja väga paljud inimesed ei saanud selle küsimuse mõttega olemusest üldse aru. Ja vaata, nüüd on üks võimalus, et kas siis inimeste, kes küsitakse Reformierakonna kohta täpselt samamoodi, et näiteks, vaata kui huvitav oleks küsida, et mis te arvate, kui kõrgele võiks tõusta kõige see erakond, kelle erakonna liikmeks on näiteks peaminister, kas te toetaksite seda erakonda või ükskõik mingisugune sellist küsimust, siis pärast öeldakse, et aha, näed, vaata Reformierakonna toetab 33% või veel rohkem inimestest, et ei ole seda küsimust niimoodi, et kas te
toetate seda erakonda, kelle tulemusena inflatsioon on Eesti riigis küüninud 20%-ni ja keegi ei tea, mis tulevik toob nende õilsa valitsuse või juhtimise all. Kas te annaksite sellele erakonnale oma hääle ja toetaksite teda edaspidi? Usu, see Reformierakond oleks allapoole latti, nii et küsimus on selles, et kuidas formuleeritakse ja mida inimese, kes täpselt teada tahetakse. No võib-olla ka pannakse ritta niimoodi, et esimene on Reformierakond, siis tuleb EKRE, siis tuleb Keskerakond või sotsid või ükskõik kes. Ja siis öeldakse, et ja esimesena pakute te välja, aga enne öeldakse, et esimene on Reformierakond. Ja esimesena pakute te välja, ütleb Reformierakond, väga hea, täpselt see, mis vaja. Nii et ma ei usu nendesse küsimustesse absoluutselt mitte üks toll. Sellepärast, et ma siiralt arvan, et Eesti inimestel on nii palju mõistust, et nad saavad aru, et selle erakonnaga meie riik kaugele ei purjeta. Aga võib-olla ma eksin. Ma kindlasti olen nõus sellega, et see küsimuse esitamise sõnastus on väga tähtis ja meelega neid küsimusi nagu sõnastatakse nii, et saada nagu vastav tulemus. Aga mina kui vandenõuteoreetik, erinevalt Jüri Linast, mina olengi vandenõuteoreetik ja mina olen kuulnud sellist vandenõuteooriat, et on võimalik manipuleerida neid küsitlusi väga lihtsal viisil, et tegelikult neid ei võltsita, mitte niimoodi, et mina kirjutan, näed, et olen siin sotside poolt ja pannakse hoopis, et oli roheliste poolt. Ei, inimesed täpselt täidavad need ankeedid, aga küsitlusele eelneb eelküsitlus. Mina näiteks olen mitu korda mingid uuringufirmad minu poole pöördunud ja ma küsin, mis küsitlus see on, et see on selline eelküsitlus. Nii, väga hea, mina vastan ära, aga kunagi ma ei osale küsitluses. Ja kujutage ette, et näiteks kui mina nüüd korraldan siin eelküsitluse, me oleme siin, eks ole, 3 ma küsin kõigilt, kelle poolt te olete, nii, saan need kätte. Ja siis teen küsitluse, kus osaleb ainult üks, näiteks mulle meeldib see, mida, eks ole, Rahato nagu toetab, et tema on näiteks rahvuslane ja mina siis küsin temalt teades tema eelistusi. Et kui mul on andmebaas, mida inimesed eelistavad ja siis ma saadan oma küsitlejad nende juurde, kellel on minule sobivad vaated. No mitte ainult nende juurde, vaid rohkem nende juurde. Kui kindlasti ju mingi osa inimesi Reformierakondaga toetab, ega Euroopa Liidus ka toetavad neid liberaale kuskil 5% või 50 vahel vist olid need liberaalide keskmised. No nad ei ole kunagi massiparteid, sellist protsenti, 30% või üle selle ei ole tavaline. Aga näed, Eestis juhtub, et kindlasti üks asi see, et inimesed ikkagi väga meeldib eestlastele sõdida. No on siuke sõjakas rahvas ja kui parasjagu sõda käib ja veel siuke naispeaminister on siuke, nagu see oli, emotsionaalselt, mitte ainult üles köötud, vaid midagi enamat, eks ole. Ja siis tema tegevusel on meeletu mõju maailmas, sest juba ikkagi sõjalaev tuli, eks ole, Ameerika sõjalaev tuli sadamasse, eks ole, on abiks. Sõjaprintsess on abiks. Ja sõjaprintsessi tegevuse tulemusel, eks ole, Rumeeniasse toodi vägesid juurde. Rumeenia ei ole küll väga lähedal, aga ka on ikka julgem tunne, kui vägesid on ju Rumeeniasse juurde toodud. Et ma arvan, et inimesed on rahul sellega, mis toimub. Nii, tiblasid pekstakse, lahe. Võib-olla praegu see peksmine ei käi nii hästi, nagu ootused olid, aga ikkagi pekstakse. Ersooni juures ikka pekstakse, kuigi mujal võib-olla enam nii väga ei peksta. Et selles mõttes, mina ei tea, mina olen ka sõjafilmide peal ju kasvanud üles, et mind on kommunistliku ajupesuga tehtud sõjardiks, ma ei saa sinna midagi teha, ma olen küll patsifist, aga sõda mulle meeldib. Et selles mõttes ma arvan, et minusuguseid on palju, et ükskõik mis madin käib, eriti kui ta veel lähedal käib ja võib-olla selline ajalooline vimm on ka, eks ole. Kunagi, kui Landesveri sõda oli, ega sel sõjal ei olnud ju väga suurt sõjalist tähtsust, eks ole, lihtsalt oli tore kakelda sakslastega, kes olid igavesed massuurikad ja palju paha teinud ja eks ole seal villuvõitlustes tapsid villu ära ja nii, et sellest kõik maksti kätte. Aga pärast muidugi Sinimäe kätes koos sakslastega peksti jälle venelasi, sest 40 aasta oli selgelt meeles ja neid hirmuteod, et see käib kord nii, kord sakslastega, kord venelastega. Nii et kui varsti sakslasi hakatakse peksma, ilmselt on jälle tohutu fanatism, eks ole, et sakslased igavesed lurjused Euroopa Liidu mingisugused Passatskid nüüd saavad, nii et suled sahisevad, et kord nii, kord naa ja minust on ikkagi tore, kui inimestel on mingidki väärtused. Mõtle, kui vaiksid ainult tühja pilguga, üldse pupill ei reageeri valgusele, on sõda, ei ole sõda. Vähemalt sõjale reageerivad, selles mõttes veel mingisugused emotsioonid on. Ei ole ainult porno, et selles mõttes mina olen ikkagi arengutega rahul. See on pigem hea kui halb, nagu Postimehe faktikontroll ütles selle peale, et kui meie peaminister, lugupeetud sõjaprintsess ütles, et eestlaste protsent on 85%, siis Postimehe faktikontroll leidis, et ikka peaaegu, eks ole, kuigi võib-olla on 68 kopikatega. Ma olen sinuga tegelikult täiesti ühte meelt, sul on
sul on pruugib olla täiesti õigus ja ma kardan, et see ei olegi mitte vandenõuteooria. Nagu sa ütled, et see võib-olla ongi vandenõu, et tehaksegi eelvalimi on juba teada, kelle käest küsitakse ja saadakse tänu sellele väga ootuspärased vastused, sellepärast, et see on kõige kindlam ja niisugune lihtsam mudel, mis töötaks. See on juriidiliselt korrektne, ega siis midagi valesti ei ole tehtud. Seda ma olen enne ka kuulnud ja on ka niimoodi räägitud, et kõigepealt on ikkagi teada, kelle käest mida küsida ja siis küsitakse täpselt nende inimeste käest, et saada just nimelt see vastus, mida siis oodatakse. Ja noh, me teame ju kõik, et see, kes tellib muusika, see maksab ja kes maksab. Mina soovitan seda nõksu, et kui tuleb küsitleja inimese juurde, siis küsige, kas see on nüüd küsitlus või eelküsitlus, ja kui on eelküsitlus, siis pange vastupidi, pange rohelistele või pange ükskõik kuhu ja siis vaadake, mis juhtub või sotsidele või mida või kõige parem oleks panna Eesti 200-le, seda nad millegi pärast haibivad sellist olematut, minu meelest täiesti olematu partei, aga kuidagi järsku ei ole karismaatilist liidrit, ei ole ideid, lihtsalt üks liberaalne selline. Aga nemad on suunatud oma tegevuse või nad on suunanud oma tegevuse tulevikku aastasse 2200. Võib-olla. Mõtle, mis inflatsioon siis on. Oi. See inflatsioon on neid endid ära söönud selle aja peale Markon. Aga vaat, kui sa nüüd räägid poliitikast ja räägid sellisest võimalusest, et kui üks erakond saab nüüd nii palju hääli ja on täiesti ilmselgelt ükskõik kuidas siis või millist metoodikat on kasutatud, et saada selline tulemus, siis mul oli õnn ja au viibida ühel väga huvitaval koosviibimisel, mille organiseerisid praktiliselt muu rahvusest inimesed, kes elavad ka Eestis, enamuses on Eesti kodanikud, vene rahvusest inimesed, kes olid ka väga mures kogu selle elu pärast, mis siin Eestis täna sünnib ja vesteldes nüüd väga paljude inimestega sealt sellest seltskonnast, siis nende inimeste mured on täpselt samasugused, sama inimlikud nagu ka paljudel eestimaalastel, kes ei taha siin näha mitte mingisugust Putini võimu, ei taha näha siin ka mingisugust Ameerika võimu, tahaksid näha, et Eesti oleks tõsiselt neutraalne riik, koos oma õitsva majanduse ja selline riik, kus nad saaksid rahulikult elada, tööd teha, oma lapsi kasvatada ja olla siin riigis õnnelik ja nemad pakkusid välja sellise huvitava lahenduse, et miks ei võiks siis mitte jagada erakondi rahvuse baasil või pinnal, või kas või siis poliitilisel pinnal selles suhtes, et nagu Reformierakond, kes tahaks kogu aeg midagi reformida, nad on ära reforminud siin Eestis nii tervishoiukorralduse kui majanduse, kui väga palju selliseid. Keskerakond, kes istuks rahuliku südamega keskel ja kes teiks midagi, vaataks ainult paremale vasemale. Sest Keskerakonna ütlus oli ju niimoodi, et esimesed tapetakse või tagumised heidetakse ja keskmised jõuavad koju. Keskerakondlased saavad koju tagasi. Nemad on sellise mentaliteediga inimesed, nüüd pole ei liha, ei kala, pole nüüd tolku tead mitte mingisugust, teda näitab ka muidugi elu täna praktiline kogemuseks. Aga nemad tahavad ja nende selline mõte on, et hakata tegema Eesti elu korraldama nagu üheskoos. Et vene keeles nagu vmeste ja eesti keeles nagu koos või mina ütlesin, et kuulasin need juttu ja ütlesin, et vaadake, et eestlasele, kui sa ütled koos, et teeme koos, see on, ei kõla nagu, sa oled kirjanik, saad aru, et kui me ütleme, et teeme midagi ühes koos, siis me saame nagu aru, et aga kui me teeme koos, siis oled see sitaga koos, meiega koos, muusika koos, millega iganes koos, eks, et kui te tahate nagu sellist, et see oleks nagu ühine tegevus, nagu Eesti rahva ühine tegevus, et siis te peate paratamatult ka väga palju iseenda selles ajaloo käsitluses ja oma meelsuses muutma, te peaksite nagu tulema ja alustama seda ühistegevust või ettepanekut töötada eestlastega koos, üheskoos, praktiliselt puhtalt tehelt. Sellepärast, et unustage ära oma punaste lippudega vehkimine ja ärge tooge siia sisse stalinismi elemente, sellepärast, et võite rääkida mida tahes, eks, näed, kuidas eestlased on nüüd siin plaanivad kõike meie neid mälestussambaid ära hävitada ja Isamaa sõja need punasõdurite omasid ära likvideerida kõik ja see tuleks kõik ära likvideerida, kui seda likvideeritakse, et see on kõik ikkagi ülekohus. Ma ütlesin, aga nüüd tehke endale üks asi selgeks. Kui teie tulite 39. aastal Eestisse, mis te Eesti mälestusmärkidega tegite?
Te lasite ju ka kõik õhku ja viisite kõik minema. Aga mida sa nüüd kägised, kui teie omatega te täpselt sama tehakse? Sellepärast, et tulite siia, oleks te omal ajal tulnud ilusasti Eestisse, nii nagu te baasid lepingutega Eestisse tulite. Oleksite öelnud, nii, nüüd hakkame arendama eesti keelt, kultuuri, me hakkame arendama Eesti tööstust, ettevõtlust, me aitame teil riiki edendada, mis te tegite? Te hävitasite praktiliselt ära ju kogu Eesti intelligentsi, kõrgema sõjaväe, te küüditsite inimesed Siberisse ja mis te arvate, et te rahvusriigi pinnalt või rahvuslikule või meelsusele tuginevaid inimesi saate te nüüd äkki nipsust niimoodi, et noh, et nagu midagi pole olnud või midagi, nagu arvate, et teid võetakse või teie mõtteid võetakse nagu kahel käel vastu ja te seda kõike aktsepteerite. Et see ei ole niimoodi. Et te peate kõigepealt, mis saab olla sellise koostegevuse aluseks, see saab olla kõigepealt vastastikune usaldus. Et kui seda usaldust ei ole ja te võtate kätte ja räägite kogu aeg siin, et noh, toetate kas või seda sama mentaliteeti, et näed, et venelasel on praegu ikkagi idee taastada Nõukogude Liit ja poliitiline diktaat kõikide Balti riikide või liiduvabariikide üle või mis iganeseks. Need asjad põhimõtteliselt ei tööta. Et kui te tahate teha, siis te peate aru saama sellisest põhitõest, et Eesti on rahvusriik. Eestis on eesti keel riigikeeleks ja kui selles riigis on eestlastel hea elada, siis on loomulikult ka nendel inimestel hea elada, kes ei ole Eesti rahvusest. Kuid on Eesti kodanikud ja tahavad ka siin Eestis normaalselt elada inimväärilist elu. No tundub, et väga paljud, kellega ma rääkisin, said sellest nagu aru ja nad nagu küsivadki, et aga kuidas me peaksime siis üldse nagu oma mõtetes ja soovides eestlastele nagu lähenema, et ma ütlesin, eestlased on teie suhtes kindlasti ääretult umbusklikud, sest et kogu aeg me oleme rääkinud ju ainult integratsioonist kui sellisest, mida ju praktiliselt toimunud ei ole, on ikkagi Vene keskkond, Vene kogukond on Eesti keskkond, Eesti kogukond. Me räägime siin erinevatest inforuumidest, erinevatest infohallikatest ja fakt on see, et kui sellist koostööd tahate teha, siis arvestage seda, et te ei saa isegi keeli segada, et pool on eesti keeles, pool on vene keeles juba sellepärast, et väga paljud eestlased üldse vene keelest ju tänased päeval ju sõnagi aru ja see tekitab juba iseenesest sellist võõrastumist või võõrandumist, et aga kui vene keeles on, siis ma seda ei loe, see on juba mingi venelast värk ja sellega ma ei tegele. No noorem põlvkond ei pruugi aru saada. No jaa, ei saagi, eks. Ja samas võtame niimoodi, et aga nende inimeste inimlikud taotlused on täiesti kattuvad ja ühesugused, mis on nagu eestlaste huvid ja mis on ka nende huvid, mis nad on vene rahvusest. Nad kõik tahaksid rahu, nad keegi ei taha, et siin korduksid Ukraina sündmused. Seda ei taha ju praktiliselt mitte keegi. Ja seda ei usu nad ammugi erinevad võib-olla paljudest eestlastest nagu selle NATO vihmavarju mõistet, et vot NATO meid põhimõtteliselt kaitseb. No kui NATO hakkab meid siin aktiivselt kaitsma, siis jumal hoidku selle eest. Ma ei taha näha, kuidas NATO meid siin aktiivselt kaitseb. Sellepärast, et ma armastan oma lapsi ja oma lapselapsi ja sellisel määral, et ma lihtsalt ei taha neile sellist saatust näha. Ja siis tekibki küsimus, et meie lihtsal inimesel, tavakodanikul, mis siis on nagu prioriteet? Kas mingisugune ideoloogiline vastasseis või mingisugune ideoloogia kummardamine või see, et me saame siin väikesel maalapil normaalselt ja rahulikult üheskoos eksisteerida. Minu meelest on see praegusel juhul palju olulisem ja ütlen veel ja olengi seda meelt, et meie väike rahva väga oluline oskus on see või vajadus ellujäämiseks peab olema tarkus, mõistus ja tarkus. Ja seda ma ütlesin ka nendele venelastele, et mõistus ja tarkus, et kui seda on, siis kindlasti võib sellest koostööst kerkida midagi sellist, mida Eesti riigi ajaloos enne nähtud ei ole. Ja tõin ka muide selle näite, et kui me praegu vaatame, et Reformierakonnal on 30% rahva toetust väidetavalt ja Putinil on 80%. Et kas siin ei oleks midagi mõelda, et kuidas näiteks ühise tegutsemise raames võiks mingisugune poliitiline jõud saada Eestis mitte 30%-ni, vaid võiks saada näiteks 60%-ni, mis annab legaalset võimaluse kujundada õigusruumi juba selliseks, nii nagu me oleme siin juba eelnevates saadetes rääkinud, et rakendada uut irratsionaalset ja praktilist majandusmudelit, mis tõstaks Eesti inimeste sotsiaalse turvalisuse hoopis teisele tasandile.
no minu meelest ei maksa ka nii väga nende reitingute pärast muretseda, selge see, et neid tehakse selleks, et noh, inimeste nende, kellel ei ole oma kindlaid veendumusi, neid siis kallutada sinnapoole, kuhu on vaja, et noh. Et kõik toetavad, eks ole, Reformierakonda, Kaja Kallas on maailmas umbes kõige tähtsam poliitik üldse, uus raudne leidja, mis ta kõik on, et noh, pane oma hääl sinna, aga noh, ma saan aru, et meil see elektri hääletamine on ikkagi nii täiuslik masin, et noh, kettad lüüakse puruks juba seal nädala pärast ja keegi ei saa midagi kontrollida, keegi ei saa midagi aru ja kuidagi väga kummaliselt käituvad need elektrihääled, et need mingile loogikale ei allu. Et selles mõttes kui mina arvan, kui mitte keegi seda Reformierakonda ei toetaks, saaksid nad ikka neid hääli täiesti piisavalt. Sest see on nagu Ameerikaski väga hästi töötatud see valimispettuste süsteem. Noh, meil tuli väga tore film 2000 muula, mis ikkagi nagu no, minu jaoks paljastab täiesti piisavalt selle, et noh, oli tegemist nagu pettusega. Kuigi seal oli raskem petta, seal ei olnud ju mingi elektrihääled, mida sa võid kõva kette ühest nurgast teise toimetada, vaid olid paberil hääletamine, eks oli ümbrikud. Ja see on seal väidetavalt 2000 sellist noh, muula või no see nagu narkomuulad, et häälemuulad, kes siis võtsid need ümbrikupakid ja noh, pidid toppima nad postkastidesse. Ja siis kuidagi, ma ei tea, kuidas siis oli neid jälgitud kahel viisil. Üks viis positsioneerimine mobiiltelefoniga, et noh, kus ta oli seal postkasti juures, läks teise öösel, eks ole, on käinud 10 postkasti juures, ükski normaalne inimene ei käi, ta teistel päevadel ei käi, eks ole. Ja nüüd käis just öösel, just sellel öösel ja veel lisaks neile, et okei, et võib-olla see positsioneerimine ei ole täpne, et selle järgi kurjategijaid saab kohtus, eks ole, nagu tuvastada ja süüdi mõista, aga et noh, võib-olla ei ole nii täpne, eks ole. Turvakaamerad. Mobla järgi on postkasti juures, turvakaameras on näha, et on postkasti juures, kindad on käes, topib neid pakke, kindad käes ja siis veel ise pildistab seda, kuidas topib neid nagu sinna sisse. No, no, raha välja ja ta peab tõest nagu palgamõrvar peab, eks ole, laipa pildistama, et no saada oma vapp kätte. Et selles mõttes, kui isegi on välja töötatud selline paberhäälte, no sisuliselt ikkagi paberhäälte võltsimine, palju keerulisem kui elektrihäälte võltsimine, et miks siis mitte uskuda, et Eestis see asi on täiesti kontrolli all see elektriasi, et selles mõttes on neil reitingut või ei ole, need hääled tulevad ikka sealt masinast ja mugavam on ju, noh, veel kui oled välismaal, eks ole, sul on hea valida, viitsi minna, oled maal kuskil, ega meil Pärnus ka siin ju tõsteti ümber kõik need noh, kohad, kus sa vanasti olid käinud, seal oli kinni, ega sul noh, lähed valimispäeval ja no näed kinni. Mõtle, kus see uus on, eks ole, no. Oled postijaama või postimaas või kuskil käinud, enam ei ole seal. Näiteks ka Saaremaal paljud vanemad inimesed ütlesid, et ega nad ei pääsegi ju valima. Neil ei olegi võimalus valima minna, sest et valimiskasti kui sellist ei tooda. Need on teises kohas. Nad ei saanudki ja siis teatud erksamad poemüüjad organiseerisid siis küla peal bussid, et inimesed saaksid valima minna, aga see ei olnud üldse enam keskvõimu või vallavõimu küsimus, et kuidas inimesed üldse valima saaksid. Et on vaja ju täpselt samuti kindel seltskond inimesi, kes tulevad valima ja mis sest, et neid on vähe, aga kui see protsentuaalne tasakaal on paigast ära just soovitud erakondade suunas, siis on ju kõik ju väga hästi, see on ju lausa suurepärane. Ja vaata, kui sa tegelikult nüüd nendest küsimustest räägid võib-olla veidi laiemalt ja puudutad kas või selle sama sõjaprintsessi valitsevat ideoloogiat ja räägid siin nagu, kuidas meie näeksime nii majandust kui poliitikat või mismoodi siin Eestis võiks neid asju ajada, siis tead, me põrkume paratamatult kokku teatud ideoloogia kandjate sellisele reaktsioonile, me põrkume selle vastu ja neil ei ole sisuliselt või konstruktiivselt sinuga võimalik diskussiooni laskuda, sest nad ei taha, sest nad teavad, et põhimõtteliselt neil peale propaganda ei ole midagi öelda või nad on läbi aegade kajastanud just rõhunud sellisele ideoloogiale, mis on siis see valitseva klassi ideoloogia, mis töötab ju tegelikult Eesti rahvale risti vastu, mille tulemust me ju täna näeme. Ja vaat, kui sa julged selles esiteks kahelda, kui sa julged kritiseerida, kui sa julged mitte ainult, vaid julged ka teha ise mingisuguseid konkreetseid ettepanekuid, siis mitte, mis ma tahan öelda, et sinuga ei laskuta nendel teemadel, mida sa oled rääkinud või mida sa oled kritiseerinud konstruktiivsesse dialoogi, vaid sind hakatakse ründama isiklikult. Ja väga lihtsalt ja labaselt, sellepärast, et nad saavad aru või saadakse aru ja mõistetakse, et sinu isikust on tegemist sellise inimesega, kes ohustab
võib-olla nende inimeste, kes on läbi aegade ajanud mingisugust ideoloogilist kallutatud jama, et sa ohustad nende eksistentsi, noh, mitte füüsilist eksistentsi, vaid sa üritad sellega ümber lükata neid tõekspidamisi, mida siis nemad on absoluutse tõena kogu aeg ühiskonda nagu levitanud või ehitanud. Eriti hullud on näiteks nagu ajaloolased, kes siis kirjeldavad ajalugu täpselt tellitud suunas. No väga huvitav, tähendab, ma lähen lausa nimedeni välja. Ma loen, kui ma siin nagu kritiseerisin või rääkisin oma seisukohti, siis selline tuntud ajalooline nagu Lauri Vahtre kirjutab sotsiaalmeediumis, et Harri Raudvere on idioot. No, see on isiklik solvang. No ja küll, ma võin ju olla idioot, aga saad aru, kui sellise klassiga inimene tuleb ja noh, ma ei tea, mis klass tal on, eks ju. Tuleb tuleb sinuga isiklikult sind selles suhtes solvama, siis sa pead olema astunud väga valusasti talle varba peale, sest et sa oled suutnud kõigutada midagi sellist, mida ta on püüdnud kogu aeg esitada või kuidas ta on tahtnud iseennast paista lasta üldsuse silmis. Ja kui sa tood välja, ütled, et noh, näiteks need seisukohad ei päde ja ei ole adekvaatsed, siis paratamatult tuleb sind ennast põhja lasta, et jumal ees kõik juba eos ütleks, et see on idioot, selle juttu pole mõtet üldse kuulatagi. Ja ütleme niimoodi, et sellise mentaliteediga, see ei ole ainult nagu üks konkreetne näide, mille ma praegu välja tõin, selliseid nagu väljendusviise või sellist käitumisnorme, süsteeme on meie ühiskonnas hästi palju. Ma vaatan, kuidas nüüd Varro Vooglaiule on selga sõidetud alles ühes viimases lehes ma loen, et see oli Snelli teate peal. Varro Vooglaid valib endale näo järgi poissõpilasteks ja ühesõnaga selgelt kallutatud teatud suunas. No ühesõnaga minnakse ründama isikut kui inimest, aga mitte püütakse vältida seda, mida ta räägib või mis on tema sõnum ühiskonnal. Ja niikaua, kui me ei suuda iseendas või ka muuta või kuidagi seda ühiskondlikku arvamust, et me hakkame rääkima probleemist, mitte me ei räägi su kiilas päislusest või su silmavärvist või su ükskõik millisest kalduvusest, mis ei tule nii ju ei määra ära mitte midagi. Niikaua me siin poliitilisel maastikul on väga raske midagi korda saata või midagi muuta. Jah, loomulikult kõik sellised ründed, sellised alatud käigud, no see võtab kõik aega, sa annad kohtusse, kohtuveskid jahvatavad aeglaselt. Ühel hetkel tuleb ta niikuinii nagu lauale päevakorda, see maksab kõik raha. Paljudel inimestel ei olegi see võimalik, eks. Aga midagi ei ole teha, ka selliseid väikeseid võite, kohtuvõite, mitte need ei tohi ka siis sellisel juhul jätta enese teada või piirduda ainult nagu mingisuguse enese rahuldamisega, et näed, ma sain võidu. Võt need asju tuleb ka üritada aktiivselt avalikult kajastada ja näidata ära, et nende rünnete taga on tühipaljas ideoloogiline kest, mis tegelikult Eesti riigi ja rahva, just nimelt Eesti rahva vastu on läbi aastate väga vaenulikult suhtunud ja väga vaenulikult töötanud. Et siin on see tööpõld on päris suur ja päris lai, et kui me tahame nüüd siin poliitikas midagi sisuliselt muutma hakata, sellepärast, et kui me nüüd vaatame tänasele poliitikale otsa ja vaatame tänaseid erakondi, siis mina ausalt öeldes ma ei näe ühtegi, ma ei tea, võib-olla ma nüüd eksindan kellelegi liiga, ma ei näe ühtegi erakonda või ei tea ühtegi isikut, keda ma võiksin nimetada riigimeheks suure algustähega. Mul lihtsalt ei ole mitte kedagi nimetada. Ja kui teil on, siis palun öelge mulle, harige mind idiooti.
no mina olen ikkagi EKRE pooldaja selles mõttes, et mina näen, et see on ikkagi selline partei, mis on kõige rohkem nagu põhiseaduse vaimus. No pane nüüd sotsid kõrvale või oravad või selge vahe on see ei ole täiuslik partei, aga on parem kui teised. Et see on minu seisukoht. Aga ma tahan nagu üldse meie poliitika aluste juurde, et üks asi on valimised, mis meil on küsimärgi all. Aga see valitsus, mis meil praegu on, seda ei ole ju keegi valinud. Seda ei ole keegi valinud, see on mingi kaporatuuri produkt. Meil valitsus kukkus mingisuguse, eks ole, või kukutati, mingisuguse skandaaliga oli mingi korruptsioon. Ja pandi uus valitsus, aga millegi pärast juhtus see ajaliselt just siis, kui eks ole Biden sai võimule. No selline, eks ole, liberaalse, no ja natuke siuke, no ei, see on ikkagi samas liberalismi veskid jahvatavad aeglaselt, aga mitte liiga aeglaselt. Et mina näen siin kokkusattuvust, et tuleb maailma võim muutub selliseks, ütleme, vastikumaks ja kohe meil mingisugune süvariik võtab asja ette, vahetab valitsuse välja. Et sa võid valida. Valimine on nagu selline soga, nagu ta on elektriline. Yeah. Nii, siis tuleb see sogaga valitsus ja vahetatakse välja. Keegi mingisugune kontor vahetab selle valitsuse ka veel. Mida ma valimas käin, ma olen lollakas või kuidas see minu hääle asjasse puutub? See on nagu võib-olla elektrooniliselt käisin valimas veel. Sul on täiesti õigus. See ei ole ju tegelikult, mis poliitika see on. See on mingisugune susser, sahker, mahker ja sisuliselt on tegemist olnud ju riigipöördega, millest keegi nagu rääkida eriti ei taha peale Varro Vooglaiu ja mõne sellise, kes saavad siis nii, et suled saisevad. Täpselt. Ja Vooglail on praegu ju ka mingi kohtuasi kaelas, eks ole. Ma ei tea, mis no ei teagi, mis seisus vist, no kus mina oskan öelda. No protsess käib. Aga ühesõnaga jah, menetletakse. Aga menetlus on ise väga, menetlus ise on karistus. Ükskõik kuidas see lõpeb, sa pead selle jama läbi käima, sa pead raha raiskama, see hakkab tervise peale. See on ju jälk ja asi on täiesti mõttetu selle juures. Alandus. Ja, et sa oled ju kurjategija, sind koheldakse nagu kurjategijat ja see on vaevaline, eriti kui sa polarid. Ma arvan, et elukutselisel kurjategijal mingisugune tühine protsess ära istuda, ta naerab selle üle. Aga kui sa oled normaalne aus inimene, siis sa oled nagu sa oled selles olukorras. No see ei ole ju, see on menetlemine, see on karistamine. Ja üldsus mõistab sul kohe süüdi enne kohad. Ja. Siin ei ole üldse probleem. Ma ei tea, mul on nagu kahju selles mõttes, et mina olen Objektiivi lugeja, mulle väga meeldib, see on üks väheseid väljaandeid, mida ma loen. Eesti omadest ma mõtlen. Ja siis näed, kuidas nagu tegijate need hääletoonid on sellist kibestumine. Sa näed juba, et nagu selline, ei ole nii lõbusad enam need saated ja ei ole sellist nagu energiat või et see, et need lurjused ongi saanud juba need tulemused, need ongi inimese meeleolu juba nagu ära rikkunud. Mest Varro kirjeldas ühte nagu olukorda, kus teda, ma ei mäleta, et tas tehti jälle mingisugune Vene mõjuagent või midagi sellist. Et Toompea lipus, et mis lipp seal siis lehvib ja ühesõnaga, et jäeti mulje nagu ta oleks, et tema poolest võiks seal Vene lipp lehti ja ta on mingisugune venelaste ja mingi selline nii ja detailidesse, ühesõnaga, aga millele ma tahtsin nagu tähelepanu juhtida, et räägib siis Varro, ta tuleb tänaval ja mingi inimene tuleb vastu ja ma ei mäleta, kuidas teda seal sõimati või alandati mingiks Vene, mingiks lurjuseks umbes. Et saad aru, lihtsalt umbes, et sind ole, ma ei tea, mis sinuga tuleks teha veel. Et sa oled, minu meelest on ta üks väheseid inimesi, sa küsisid, kes on nagu selline suure tähega nagu poliitik, minu meelest Varro on. Praegu tuli meelde, et Varro ütleb, et tema ei ole poliitik. Aga minu jaoks ta on poliitik, sest ta ajab ühiskonna asju. Mida poliitik teeb? Ta ajab ühiskonna asju. Ta ajab mõistusega, ta ajab korrektselt ja tal on toetus, eks ole, et suured massimeeleavaldused, ikkagi üks oli ju väga suur. Ütleme ühiskonna tegelane. Ei, ma olen selles suhtes küll sinuga nõus, et Varro kindlasti. Aga ma pidasin ju silmas just meie valitsevate eliiti, meie neid poliitikuid, kes meil riigitüüri juures täna on. Nende aastate jooksul ma tõesti ei ole osanud öelda ühtegi, kes oleks suur algustäheg. Sest kõik on töötanud hoopis teiste huvide poolt ja teistele huvidele alla. Kindlasti mitte. Varrol need episood oli vist 2 tükki. Üks oli vist tal seal Vabaduse platsis meile avaldusel tuldi ta juurde ja solvati. Ja teine kord ta oli lapsega, oli vist Raekoja platsis ja siis tuli mingi tüüpi hakkas rääkima, et su isa oli tead tubli inimene ja aga vaata, kes sa ise oled või mingit jama. Aga Varro nagu minu meelest ta teeb selle vea, et ta ei taba need ära, et inimesed ei ole mingid lihtsad inimesed. Need ongi salateenistuse agendid. Ei pruugi olla. Täiesti tavalised rumalad inimesed. Vaata, mina tunnen seda skeemi juba natuke rohkem.
tavaline inimene Eestis ei tule teise tavalise inimese juurde niimoodi ütlema. Need on salateenistuse töötajad ja tal on see laps kaasas, käe otsas. Ja see on sihilikult tehtud niimoodi, sina ei hakka mõtlema, et ta on salateenistuse töötaja. Siis võetakse tal laps käe otsa. Ta tuleb väikse lapsega koos ja ütleb, et väike poju vaata, et sinust sihukest turjust ei saa, nagu see onu on, eks. Sa naerad, aga niimoodi tehaksegi. Salateenistus töötabki niimoodi, see ongi nende, mina olen lugenud, see on nende tööstiil. Ja siis ongi niimoodi, et Varro on seal Objektiivi saates ja ta ei julge enam seda päris niimoodi öelda. Ta on palju nukram, ta ei taha võib-olla sellest öelda, ta on juba ettevaatlikum. Nad ongi saanudki nad targud, niimoodi tehaksegi. Minule sotsiaalmeedia kaudu ma sain väga palju sellist negatiivset vastukaja, eks. Alates sellest, et lubati läbi peksta, maha tappa, Venemaale saata, mis kõik inimesed lubasid teha. Ma ei ütleks küll, et kõik nad olid eriteenistuse agendid, lihtsalt keskmine Eesti inimene ongi lihtsalt selline, kes reageerib mingisugusele emotsioonile, aga ta ei suuda mõelda, sellepärast, et on juba oma olemuselt niivõrd pealiskaudne, et ta aju ei võtagi kinni selle võib-olla selle mängu ilu või kogu seda protsessi. Kui juba peavoolu meedias midagi öeldakse, kui juba tema jaoks mingi autoriteetne isik juba midagi ütleb, siis tema enam ei mõtle ja ta kordab nagu papagoi tagant järgi. See ongi kole, see ongi hirmus inimene. Ma olen seda näinud läbi aastate, kui me oleme vist juba mitukümmend aastat Nõmme raadios neid saateid teinud. Ma olen seda reaktsiooni ju näinud tagasiside on olnud päris adekvaatne. Mida inimesed arvavad, kuidas nad reageerivad, sellepärast, et ma olen öelnud, et sa ei saad inimesega diskussioonis olla ainult sellisel moel või sellisel määral või sellise inimesega, kes põhimõtteliselt saab aru asjadest, millest sa räägid või millest on jutt. Tavaline, lihtne, pealiskaudne inimene, kellel on absoluutselt teised huvid, kui ta näeb, ta reageerib tunnussõnadele. Kole on kole, vastik on vastik, see on putinist ja ta kordabki seda kui mantrad, sellepärast, et teda on eluaeg niimoodi õpetatud. Ja ei ole kunagi tahetud, et keegi hakkaks ise mõtlema ja kõige lihtsamad asjad on, kas või meie liikluseeskirjad. Sul pannakse märkidega kõik paika, kuidas sa tohid liigelda, mismoodi sa tahad liigelda, sul kirjeldatakse kõik ette. Sinu kui autojuhi, ma just alles panin ka sotsiaalmeediasse, et sinu kui autojuhi mõte elimineeritakse täielikult ära, sest isegi ristmiku peale pannakse jutid ette, kust kohast sa sõitma peab. No tule taevas appi, sul võetakse see sama enese otsustus või see enese mõtlemisvõime elimineeritakse kõikidel ka tavalistel holmetasanditel ära. Ja mida sa siis tahad nendest inimestest? Nad on harjunud reageerima vahetult sellele, mida nad näevad ja see ongi nende jaoks absoluutne. Selles on küsimus. Ei pruugi kõik olla kaugeltki eriteenistuse, kuule need eriteenistuse agente ei ole, need loll on siin ühiskonnas kordades. Jaa, sul on õigus, need loll on siin piisavalt. Kuidas on, loll ei kütta ja külvata, nad kasvavad ise. Kütta ja külvata. Ja vana rahvast teha. Sul on täitsa õigus, et nad auguvadki sul seal neti sees ja auguvadki sul Facebookis. Aga eestlase suhtlus läbi on nii kõrge, et ta tänava peal niisama teise inimesel ütlema ei tule. Vaat sellest asi tulebki välja. Ta võib sul seal tõesti, seal on ise ilmselt, seal neti sees on niimoodi, et seal on mingi makstud inimene võib-olla paneb ees, et vaat see on sihuke ja siis need siuksed panevad seal mitu tükki tagant järgivad niimoodi. Aga see aukumine käibki seal ilma võrku sees, aga vaata see tänaval, kui see inimene on seal, näed teda, ta on sul seal vastuseks, vastas sa ei tea, mismoodi see nagu see kontakt lõpeb. See on juba teine asi. Vaat sinna värvataksegi siuksed inimesed ja vaata, kui me tegime seda Euroopa Liidu meeleavaldust mingi 10 aastat kogu aeg tegime seal 14. septembril Vabaduse platsi nurgas, siis iga aasta tuli üks vanaid ja tuli ja sõimas meid, et te olete lollakad, mida te teete, minge siit minema ja Eesti saab anda Euroopa Liidus olla, kui Euroopa Liidus ei ole, siis kõik kukub laiali, kukub laternu vast ka pikali, ja aga äkki see oli tema sisemine veendumus? See ei olnud mingi sisemine veendumus, see oli saadetud sinna, kusjuures ma tean, et Eesti inimene ei helista, aga see sama vanamutt helistas mulle veel ennem seda meeleavaldust.
mitte iga kord, aga mõnikord, ma sain aerast aru, see sama Marmut ilmus sinna. Aga kui ilmus sinna meeleavaldusele, hakkas seal rääkima. Sa ei osanud ikka naisega õrnad ringi käia, sa läksid poliitiliseks, sa oleks ikka, võib-olla tal oli mingisugused muud mõtted peast, et otsis sinuga kontakti, tead, eks sa ei osanud kuidagi läheneda. Ta oli nendest muudest mõtetest juba välja kasvanud, ütleme. Ei, ära hakka, see ei kasva kunagi välja. Oota, see on teine teema. See nagu vast on meie saate teema, ma hästi sulle. Ja siis, aga siis, kui see Brexit tuli, käis ära, siis see Vanemutt kadus ära rohkem jälle. Kampaania sai läbi. Ma ei tea, kampaania sai läbi või tuli välja, et ei töötanud kampaania. No kindlasti on lolle palju, selle vastu ei saa nagu vaielda. Kindlasti ikkagi sellel nõmedal meedial on mõju. Tal peab olema, nad ei külvaks sinna nii suurt raha, kui see ikka üldse ei töötaks. Et on inimesi, kes on Delfi mõju all ilmselgelt. Et sellised on olemas, seda on raske uskuda, aga see on fakt, nad on olemas. Ja on seal arvamuse küsitluse tulemusel on mõju ja sellepärast seda tehaksegi niimoodi, käsitletakse. Aga kindlasti on olemas ka mõjuagendid. Teatud inimestel on mõju. Ja mõjuagendid eriti, ma olen nagu Facebookis märganud seda, et üldiselt nagu keegi, ma olen seal puhastanud ka, et kes ikkagi nagu mingit savi suust välja, see nagu kaob mul silmapiiri taha. Aga kuskil, kui lugu jagatakse, näed, et lugu on saanud nagu populaarsemaks kui tavaliselt. Järsku tekib terve laine selliseid negatiivseid kommentaare. Alguses on nii ja naa, eks ole, on poolt, on vastu. Ja siis näed, et kui see nagu neid pöidleid püsti on juba seal nagu terve kuhi, siis tuleb terve kuhi sellist saasta sulle kaela sealt. Ja nii see on. Ma arvan nüüd, et see on Delfist nagu niimoodi tulnud, et see, et ikkagi neid internetikeskkondi hoitakse päris hästi kontrolli all, et see minu meelest küll vähemalt seal toimivad siuksed algalised, on nad robotid või inimesed, seda ma ei oska öelda, aga tavaliselt ongi üks siuke märk auku ja ees ja siis tuleb sealt tagant järgi üks. No aga vaata nüüd, eks ole, Elon Musk nagu tahtis ära osta Twitterit ja siis ta nüüd nagu jälle ei taha nagu päris osta ka, et talle tundub, et seal ei ole nagu neid päris kasutajaid, et tema ikkagi nagu ostab keskkonda, kus on inimesed, aga nüüd tuleb välja, et seal keskkonnas on robotid ja mingisugused programmijunnid jooksevad seal ringi ja neid esitletakse või ja kui tarbijaid, et võib-olla neid on 5% asemel siis 15%, et see asi on nagu kahtlane, aga 15% see on 100-st ju 15 on robotid, kes siis, eks ole, laigivad, tõstavad mingeid asju üles, mingeid asju lükkavad allapoole, alla saab lükata veel igasuguste algoritmidega seal. Et see on nagu hämmastav, kuidas see, kui põhjalikult majandatakse sinu nagu aju ja seda väänatakse nagu, et kui sa pead olema ikka täiesti sinisilme idioot, kui sa nagu nendes keskkondades, võtad seda, et see on nüüd, mäletad, kui tulid Delfi kommentaarid, hakati rääkima, et see on selline kollektiivne teadvus ja nüüd hakkavad sealt siis tulema, ma ei tea, mis imeasjad, et nüüd lõpuks ometi saavad kõik öelda, mida nad tahavad ja see on selline platvorm ja kommuun ja mis asjad. Need on selge, et see on mingi Pariisi kommuun oma standardide, kus sa ühe sõna valesti ütled kaod sealt aegade lõpuni, et see on see kollektiivne, see on kollektiivne vangla. Kollektiivne ajupesu ja käteväänamiskeskkond, nad enamus on ühesugused, on nad otsijamootorid, on nad mingisugused suhtlemisportaalid, mis iganes nad on, rääkimata televisioonist ja raadiost või filmidest sellest, et see kõik on üks õudus. See peab inimestele mõjuma, eriti kui inimene teadlikult ei anna endale aru, mis keskkondades ta üldse on ja mis seal toimub. Et see on väga lihtsameelne minna nagu sinisilmselt ja siiralt nüüd mingite Hollywoodi filmi vaatama, et see on meelelahutus, see ei ole meelelahutus. See on vänge propaganda ja siis nad tahavad, et me usuks neid elektri hääletamist peale seda. No ühtegi asja ei saa uskuda. Sa ei tohi uskuda seda toitu, mida sa sisse sööd, seda õhku, mida sa hingad, seda vett, mida sa jood, neid ravimeid, mis sulle sisse süstitakse. Sa ei tohi ühtegi asja uskuda, kõik on sinu vastu. Aga inimkond ongi edasi viinud just seesama tunne, et sa kahtled kõigis, sa tahad ise veenduda, sa tahad ise edasi minna oma asjadega. See on ju inimarengu üks ju põhilisteks mootoriteks, aga vaata, kui sa räägid eriteenistustest ja nende tegevusest ja nende plaanidest, siis kuhu alla me liigitame näiteks need 100 inimesed, kes risti vastu kriitikale ja maha tegemisele on toetanud, öelnud, et väga
õigesti räägite, me saame kõigest aru, see on lihtne, arusaadav, üheselt mõistetav ja neid inimesi ei ole sugugi palju. Näiteks kas või peale seda suurt skandaali ma sain endale sõbralisti mitusada inimest juurde, kes kõik toetasid, avaldasid toetust, ütlesid pea vastu, me oleme sinuga. Kuidas siis nagu sellest aru saada, tähendab, ühiskonnas on ikkagi päris palju ka selliseid inimesi, kes mõtlevad nii nagu meie mõtleme ja muidugi et neid inimesi koondada kokku ühe mütsi alla on ka muidugi ääretult raske ja tundub, et neid on ka igas erinevas erakonnas ja nad on ka erakonnatud inimesed, aga nad mõtlevad ja mida rohkem ongi ühiskonnas mõtlevaid inimesi, seda normaalsem ja parem peaks ühiskond üldse tervikuna olema, nii et midagi ei ole parata. See ongi nagu ütleb meie see sõjaprintsess, et on must ja valge pool ja sõda käib musta ja valge poole vahel ja halle toone ei ole. Kas ta rääkiski niimoodi? No aga muidugi rääkis. Riigikogus saab olla halli putinist. Ei, on must ja valge. Siin on ainult kas must ja valge. Kõik, kes ütlevad, et sealt ida poolt on midagi head, need on musta poole esindajad. Need on Mordor, sealt ei tehta mingisugust vahet, mitte mingit hinnaalandust, mittegi mõeldagi ei tohi teistpidi. Ma istun ja kuulan ja mõtlen, et no issand, kuhu ma siis nüüd lõpuks jõudnud olen. Ta oli mingi tund peaministriga jälle. No mis asi, Riigikogu saalis? Kõrvale põike korras ma soovitan kuulata ühte ööülikooli, kus Jaan Kaplinski tutvustab ühte rootsikeelset raamatut, mis räägib sellest, kuidas enne esimest maailmasõda, oma aja väga kuulsad intellektuaalid, see olid kirjanikud Toomas Mann, olid filosoofe, mingi Wittgenstein, söksi, ma ei tea, moodsa muusika superstaar, ma ei tea, Schönberg või kes iganes, olid tohutud sõjaentusiastid. Kes oli Saksa poolel, see oli Saksa patrioot, täiega, kes oli Prantsusmaa pool, sakslased on hingetu, mõttetu kamp, prantslased on degenerandid ja värdjad, inglased on üldse mingid, see konnaõgijad ja kes nad seal kõik olid. Et see oli nii hullumeelne. Et selles mõttes on väga õpetlik nagu vaadata, et ka siuksed maailma nagu siuksed kultuuri suurkuid olid ju täielikult idioodid sõja küsimuses. Mõtled, nüüd lihtne inimene loeb lehte ja siis suudab normaalseks jääda. Üks vähese vist Toomas Mann oli, kes teise maailmasõja ees muutus patsifistiks, nagu õppis esimese maailmasõja kogemust. See oli täielik jama, eks ole, õudus. Teised panid ikka edasi, ei aidanud üks maailmasõda ja mulle tundub, et ei aita teine ja vist ei aita kolmas ka. Et tegelikult see on väga nagu huvitav raamatut ei ole lugenud, aga see saade on nagu väga tore. Et paralahkunud Kaplinskit ikkagi meelde tuletada ja ta on üldse nagu selles mõttes siuke, minu meelest ikkagi pigem siuke sõltumatu vaim kui kroonukirjanik. Ma mäletan ka, kuidas ta vahepeal üldse ei avaldanud enam ajakirjanduses, sest ta ütles, et tema keelt solgitakse nii palju, et mingi keeletoimetaja ei tule temale ütlema, kuidas eesti keelt kirjutatakse, et see eesti keel on üldse täiesti pekkis ja nii rõve, et ta kirjutab ainult kas setu, ma ei tea, vene või inglise keeles ja nii ta tegigi, et blogis võru või setukeelsed postitused olid siis eesti keelele kõige lähemal. Ja tal oli väga tore seisukoht, kus kõik olid muide jälle mingisugune, kas Iraagi sõda käis. Üks ameeriklaste paljudest sõdadest, neid on nad 200 tükki pidanud pärast teist maailmasõda. 201, jah. 201 248 umbes niimoodi, et see protsent on ikkagi mingi, ma ei tea, 81 vist. Tähtis ei ole, et väga palju. Ja see on üks nendest ameeriklaste sõdadest, kus eestlased jälle tohutus vaimustuses, mingi on vaja jälle demokratiseerida, pommitada kõike värke. Siis ütles, et aga vaadake Vietnami sõda, vaadake neid kaastöölisi, Ameerika kaastöölisi, kes klammerdusid nende viimaste helikopterite külge alla kukkus. Need olid Ameerika sõbrad ja liitlased. Vaadake neid pilte. Ja mis siis Afganistanis nüüd siis lõpuks jälle, aga mis juhtub Ukrainas, ega me ka ei tea päris täpselt. Juhtub täpselt sama. Ajalugu ju näitab, et poliitikas. Selles mõttes see tundus sel hetkel, ega minul see sõda ka nagu väga ei meeldi. Kes tundus ikka, et see tundus nagu võõras see Kaplinski mõte natuke, et kuidas siis nüüd kõik on ju mingid turbanid seal, eks ole, kitsedega, et miks siis ei peaks pommitama, on ju vaja demokraatiat. Aga kui me vaatame praegust sõda. Et see oli nii nagu võõras idee nagu sellises üldises kontekstis, et see mõni nagu võttis nagu kukalt sügama, aga jah, see on ikka väga põhjalik ja korralik saade, see ööülikooli saade, et seda ma soovitan, et see mõjub kainestavalt. Jaan Kaplinski ööülikoolis,
no tal ilmselt ei ole seal väga palju. Välja siis, ei no lähed ööülikooli seal koduleheküljele ja paned, otsid Kaplinski asju, neid ei ole seal ülemäära palju. Et noh, ma arvan, et selle teema järgi täpselt sõnastus, noh ma ei valmistanud seda teemat ette, et ma 100% ei oska öelda, aga ööülikool Kaplinski, ma arvan, siis selle leiab selle loengu. Noh, Ameerika mentaliteedi viimases sõjas näitab juba ära kas või see sama Ameerika presidendi viimane intervjuu, mis ma nägin, kui ta ütles ilusasti, et küsiti, et kas anname siis Ukrainale neid rakette, keskmaa rakette võitluseks venelasega, et ei mitte mingil juhul ei anna. Terve on kõik öeldud. Kas nad ei ütlegi enam, me töötame sellega? Ei, ta ütles, et ei anna. Ma lugesin, et antakse neid rakette sellegi poolest, kui oli see pärast. Ma ei tea, ma arvan, et võib-olla hakati tõesti mõtlema, et kui Vene ütles ka selle kohta, et kui te neid rakette annate, siis olete te ju ka otseselt meiega sõjas. Hea, et meie oma Javelinidega otseselt sõjas ei ole. Et siis on ikka asi karm, et siis ei ole nagu mingisugust, siis on konflikt NATO-ga, siis on asi käes. See on maha jäetud ja see on väga, väga ärevaks tegev uudis. No samas jälle mina vandenõuteoreetikuna kuulan igasuguseid karvaseid ja pole tähtis, kes seda rääkis, aga mõte ei meelde ja mõte kõlas siis nii, et ta oli üks vana mingi börsimaakler umbes selline, aga noh nagu kuidagi süsteemist välja kukkunud ja siis laiutab lõugu. Ja tema mõte oli selline, et praegu sellel maailma valitsusel on vaja sõda. No selles, et see majandussüsteem on kokku kukkumas, et see Ukraina sõda on liiga väike, et majandussüsteem on kokku kukkumas ja lisaks sellele pensionifondid on põhimõtteliselt nagu pekkis. Et see tähendab seda, et varsti on süüdlast on vaja. No kuule, aga kui Prantsusmaal tulevad murjanid tulevad tänavatelest, enam ei saa sotsiaalabi, tahad sa olla selle valitsuse nahas või? Ei taha, eks ole, parem on teha mingi eriolukord, eks ole, panna kõik laagritesse või näljutada neid või lasta neil elekter ära, et nad seal pimedas kobavad ringi, ajavad üksteist teivastega taga. See on ikka parem, kui nad sind teivastega taga ajavad. Või saata nad rindele surema kõik. Sest nad on ju vaimustuses, nad on kõik kogu aeg olnud sõjavaimustuses, see on nii lahe. Brexit ära oli, siis mul nagu esimene tunne oli, mul oli siuke hirm, et need satanistid, need päästavad maailmasõja lahti. Nii kui nad hakkavad, tunnevad, et neil hakkab käest see maailm ära libisema, eks sõrmude vahel. Nii nad hakkavad maailma sõda lahti päästa. Aga selle Wall Streeti hundi seisukoht oli, et neil on seda sõda vaja ja nad on alati selle sõja saanud, kui neil seda vaja on. Et tõenäoliselt, kus see nüüd tuleb ja millal ta täpselt tuleb, aga vaja neil on ja nad tegelevad probleemiga. Ja siis tuli muidugi Hillary Clinton, sest selgus, et Hillary Clintoni põhiline ülesanne. Hillary Clinton pidigi selle maailmasõja lahti päästma. Jüri Lina rääkis ka seda ja see on vajad ka kuulnud. Aga Hillary Clintoniga läks viltu, tuli hoopis Trump. Ja Trump ei alustanud ühtegi sõda. Trump ei alustanud ja siis sõda pidi kõigepealt tulema ja siis pärast pidi tulema pandeemia. Aga kuna nagu sõda jäi tulemata, siis pandeemia tuli ennem ja nüüd nagu siis maailmasõda üritatakse nagu tagant järelda. Selles suhtes see on nagu väga õudust tekitab nagu tuleviku vaatepunkt või perspektiiv nagu. No ja see oleneb siis nüüd, kui kaugel ta meist tuleb või millal ta siia jõuab ja kas ta siia jõuab. Mõjud jõuavad siia niikuinii ja mõjud on juba kohal. Mõjud on juba niikuinii juba enne sõda on need mõjud olemas. No aga kujutage nüüd ette, fantaseerime nüüd, eks ju, kui tõesti ameeriklased annavad ukrainlastele neid keskmaa rakette, mille laskeulatus on peaaegu Moskvani välja. Kas te arvate, et siis venelane istub ja nutab nurgas või? No see tuletab ju Kuuba kriisi meelde, kas Ameerika siin ei ole enam kriisiga neid rakette seal külje all. Need on täppisraketid, GPS-iga töötavad, lasevad sulle Moskva juurde meetri täpsusega. Aga ma tahtsin küsida, et kas sa arvad, et venelane istub ja kõigutab jalgu ja sööb sihkasid ja vaatab, kuidas pihta saab. Ameerikana ei söönud purksi, kui Kuubale raketid pandi. ma arvan ka, et praegusel siis oli ju ikkagi tuumasõda oli väga lähedal. Siis oli. Siis nad said aru, aga tähendab nüüd on majanduskriis ja süsteem liudud sinna maale, et enam nad seda aru ei saa. Sest et keegi peab loobuma. Vaata enne oli Nõukogude Liit oli selles suhtes, ta võis olla suur, eks, aga Ameerika domineeris praktiliselt ju kogu maailmas. Nüüd oli ju Putin see, kes viskas kinda ju sisuliselt ameeriklastele. Kogu selle Ukraina, ta ütles juba ju Müncheni kõnes ütles maha, et kuulge sõbrad, nüüd on stopp.
aitab, rohkem ta enam ei tule ja rohkem te enam seda maailma üksinda ei valitse. Et on ka meie rahvuslikud huvid ja ka neid tuleb hakata ellu viima. Seda ta ju niimoodi ütles, ta ju väljendas, kõik naersid ta jutu peale. Täpselt nii nagu naersid ta jutu peale, kui ta ütles, et tegi seal oma demonstratsiooni, et meil on helikiirusega uued raketid, kõik millel mitte kellelegi vastu panna ei ole. Et mõelge selle üle. Kõik naersid ütlesid, et kuule loll mees näitas meile multifilmid, eks ju. Noh, täna on see kõik juba reaalsus. Nii et tegelikult tuleb ikkagi väga tõsiselt kuulata ja arvestada, mida ka ida poolt räägitakse, mitte kõike ignoreerida ja öelda, et me nüüd teeme, ta ei julge midagi teha. Teeb küll. Ja mind isiklikult, kui me räägime poliitikast, teeb väga ärevaks või muret tekitavaks just see sama fraas, mis ta on öelnud, et kui asi läheb meie jaoks totaalselt tapuks, siis me ei näe, miks see maailm peaks eksisteerima üldse ilma Venemaat. Ja sellega on kõik öeldud. Kes saab aru, kes ei saa aru, kes tahab aru saada, see on iga inimese enda mõtetes kinni. Aga kui sa valdad vene keelt ja kui sa kuulad, mida on räägitud, eks, jätame kõrvale nüüd nagu mingisugused telekommentaatorid, jätame kõrvale mingisugused, mingisugused saatejuhid, kes siis seal räägivad ja arutavad erinevaid versioone ja variante. Kuulame seda, mis tuleb otseallikast, mida mees ütleb, kes ütleb ja kes ka niimoodi teeb või kes ka korraldab. Sellepärast, et venelased on öelnud ilusasti, et meie riigis otsustab ainult kõrgem ülemjuhataja president, kuidas küsimust lahendatakse. Kui president ütleb... See ongi nende viga. Mis see nende viga on? Ameerikas on samamoodi. Presidentaalne vabariik. Ameerikas on iga 4 aasta tagant uus president, kaua Putin seal president juba on. Aga see ei puutu ju asjasse, me räägime presidentaalsest. Vahetub võim ikkagi. Aga rahvas ju valis. Paberlipikutega. Rahvas ju valis. Kas sa saad aru, et kui 80% tegelikult vene inimestest toetabki Putinit, kas see ei mahu sulle näiteks pähe, et nii võibki olla? Ei no see... Aga ta võibki niimoodi olla. Meie ütleme, seal on aga kui enamus vene rahvast seda toetabki. See ongi niimoodi. Aga kellele sa siis mida ette heidad? Ja seda ma neile heidan. See on demokraatiale tuleb ette heita seda. Aga miks see viga on, kui ta ütleb, et ta seisab... Mis Ukrainas toimub nüüd, see ongi see viga, see tuleb. Aga mis ukrainlased võtsid ju tegelikult, pakuti neile rahumeelne lahendus välja ju. Ära sa vaata sellest mööda. Täpselt nii pakutigi. Öeldi, et istuge Luganski ja Donetski ja Kiievi keskvõim, istuge laua taha ja leppige kokku. Ei puuduta Ukraina riikliku terviklikkust mitte keegi. Istusid Prantsuse president, istus Saksa kantsler, istus Zelenski, istus Putinist sütkel laua taga arutsid. Pidid kokku leppima. Harri, seda Putinit ei võeta enam üldse läänes kui mingisuguse ratsionaalse aru. Aga kas sa saad kui aru, kui pisik on lääs terve maailma kõrval? Vaata me arvame, et Läänemaa, Euroopa maailm, aga see on osa ainult tervest, pisik osa tervest maailmast. Putin läheb ja ütleb, et tema läheb venekeelseid inimesi kaitsma, eks. Ja päästma siis läheb ise ja pommitab nende venekeelsete inimeste kodud ja ühiskondlikud ettevõtted, kõik rusudeks, need venekeelsed inimesed saavad surma ja need venekeelsed inimesed peavad sealt põgelema. Ma ei mõista seda absoluutselt õigeks, aga ma ütlen sulle, et selle asja nimi on geopoliitika. Ütle mulle, mismoodi ta neid venekeelseid inimesi siis kaitseb, nagu te ise räägib. Oota, aga räägi mulle, kuidas siis ameeriklased võtavad kätte ja võivad teha ja neid me toetame, ütle. Siis ei ole see... Aga ole õiglane. Aga ole õiglane, kui me võtame ameeriklased alustavad mitu sõda 201 sõda, miks me siis istume tead nagu kuldid rukkis ja oleme vait, miks me siis ei toeta neid inimesi? No küsi nende käest, kes vait. Kelle käest? Meie ei ole siin vait, sellepärast me siin seda saadet teeme. Aga me ei mõista ka ühte hukka ega õigusta teist. No varsti hakkame hiinlasi hukka mõistma, sest neil lähevad oma laevade peale, ma ei tea, mis sõjalist jõledust. Mida praegu oli? Taiwani küsimus. Taiwani küsimus. Ameeriklane ütles hiinlasele, et kui sa Taiwani lähed, me sekkume sõjaliselt. Hiinlane võttis kohe, saatis mitukümmend lennukit Taiwani õhuruumi lendamad ja ütles, et kus? Edasi tagasi midagi ei juhtunud. Aga pidi juhtuma või? Ta näitas sellega, et kuuleks, ära plõksi seal. Ja vaata, asi ongi selles, et see maailmakord, mis kogu aeg on olnud, et ameeriklane on olnud dominant. Saad aru, see ei ole meinu arvamus, see lihtsalt ongi niimoodi. See maailmakord on öeldud, et see maailmakord tehakse ringi, et on olemas ka teiste riikide rahvuslikud huvid ja Ameerika rahvuslik huvi tõmmatakse kokku kogus maailmas. Ja seda see ju praegu tähendabki.
no kogu maailm jah, nagu ei saakski olla Ameerika rahvuslik huvi. Muid rahvaid ikka. kõik need sõjad ju näitab, et see ongi Ameerika rahvuslik huvi olnud ju. See ei ole propaganda, see on reaalsus. Mina põhimõtteliselt isiklikult ei taha olla ei Ameerika, Mongoolia ega Läti rahvuslik huvi. Täpselt, mina samamoodi. Põhimõtteliselt võiksin olla Eesti rahvuslik huvi, kui selline huvi oleks olemas, aga ma ei näe seda huvi praegu kuskil. On see pilt vist keerulisem, sellest võib rääkida teine kord, et seal on nagu vist seda võimu on nagu, võimukeskuseid on nagu mitmesuguseid, seal ei ole mitte ainult valitsus, seal on mingi varjatud võim veel, mida süvariigiks kutsutakse. Tõenäoliselt aga ikkagi nagu raha. meie lõpetuseks ma tuletaksin meelde siukse lõbusa seiga meie sõjaprintsessist oli siuke saade oli nagu mis ta on, tund peaministriga või pool tund peaministriga või kuskil ERR-is ja siis see saatejuht küsis siis sõjaprintsessi käest, et võõrlennuk tungib meie õhuruumi, mis me teeme. Sõjaprintsess ütles, ütleme talle, et mingu ära. Ma ei tea, kas ta mõtleski seda, mida ütles või ta tegi nalja. See on väga tuntud meetod, see on kahjuri tõrje veenmismeetodil. Heidutamine, ära unusta. Sellist tähtsat me heidutamine. Siis tal see toetus tõusebki niimoodi, et tal on sellised üksikud laused nagu, et Venemaa peab maksma kinni iga maja, mida ta lõhub, siis seda nagu Rahvusringhääling kordub. Kajana, eks ju. Ja Kajana mitu korda päevas eetris. Või no, siis järgmine on tal, et Putin ei tohi kunagi võita, siis jälle Rahvusringhääling Kajana kohta. Seda ei tohi olla. Mis maksab see deklaratsioon, et Putin ei tohi igalest võita, no vaat saad aru. See maksab hunniku ääli. Kolmas on, et me peame igakülgselt aitama Ukrainat, siis jälle Rahvusringhääling korjab 12 uudistes, 3 uudistes, 6 korda puhutud. Ja tead, mis selle peale öeldakse? Pead vaatad täitsa intelligentne inimene, kui suu lahti teeb, siis oleks kaegaga peast kinni, aga no see selleks. Aga veel kord ütlen, loomulikult me ei õigusta siin mitte ühtegi sõda. Me ei õigusta siin ei venelase sõda Ukrainas ega kuskil mujal. Sellepärast, et me ei saa anda hinnanguid ühepoolseid, sellepärast, et mitte ühtegi konflikti ei saa ühepoolselt tekitada. Alati on ka teine pool selles konfliktis süüdi. Ja kui üks otsustab lahendada seda küsimust niimoodi, siis ta otsustab, meie võime siin kõrval ainult rääkida, aasida, aga meie võimuses ei ole ka mitte midagi muud. Aga meil on nii palju siiski võimalik teha, et rääkida ja arutada siin ja loota, et rahvas kuulab, mida me räägime. Ja kui sinu arutelu läheb vastuollu ametliku seisukohaga, siis on must ja valge ja sina oled must ja sinusugused mustad tuleks üldse tead. Seda nad mõtlevad, aga meie jätkame. Aitäh kõigile vapratele vaatajatele kuulajad, kes jaksid meid kuulata, nii et olete teretulnud meie järgmisesse saatesse edaspidi. Aitäh teile, Harri ja Sven.